Apelsinide korjamine võib tunduda üks lihtsamaid töid põllumajanduses, kuid põllumeeste jaoks on see $1 probleem. Hinnanguliselt on ainult apelsinide ja sidrunite korjamise turg väärt umbes $1 miljardit aastas. Kusjuures järgmiste aastakümnete jooksul võib ärivõimalus ulatuda $10 miljardini. Nüüd panustab üks Iisraeli ettevõte sellele, et robotid võiksid teha korjamistööd, kasutades tehisintellekti, arvutinägemist ja robotkäsi, et tuvastada ja korjata vilju otse puult. Rohkem teavet saamiseks on minuga nüüd liitunud Isak Mazor, Nanoveli tegevjuht ja asutaja. Pere Isak, aitäh, et minuga liitusite. Tere. See peab olema robotile tõeline õudusunenägu meid apelsine korjata. Sest kuidas robot teab, et vili on küps ja kus see asub? Kuidas te seda teete? Esiteks ta ei kurda kunagi. Ta teeb tööd nii, nagu teda on õpetatud. Tegelikult me õpetame teda seda tööd tegema ja aitame tal seda teha läbimõeldud konstruktsiooniga. Ja ta kasutab tegelikult mitmeid tehnoloogiaid. Üks neist on tehisintellekt muidugi. Tehisintellekt, mis on tema silmad ja aju. Ta näeb vilja ja näeb seda nii, nagu loodus seda näeb. Seetõttu isegi kui puu on väga tihe ja viljad on sügaval tiheda lehestiku sees, valgus pääseb ikkagi sisse. Nii et kui valgus pääseb sisse, saame seda ka meie näha. Ja me näeme vilja, kaardistame vilja, oleme selle ümbruse kaardistanud ning planeerime hoolikalt, kuidas sellele läheneda, kuidas seda haarata ja kuidas seda eraldada, kuidas seda lõigata. Kuidas see inimtöötajaga võrreldes on? Me ei saa tegelikult üks ühele võrrelda. Me võrdleme hoopis hinda kilogrammi kohta, kui palju sa lõpuks korjamise eest maksad. Ja meie hind on umbes 30% madalam. Aga veelgi olulisem on see, et meie oleme alati valmis tööle asuma. Töötajad seda ei ole. Töötajate pärast käib konkurents, tead. Neid jääb järjest vähemaks ja hinnad tõusevad. Robot on alati sinu käsu peale valmis. See on suur eelis lisaks kuludele. Seda otsivad kasvatajad. On võime planeerida ja loota millelegi, mis ei ole iga päev tugeva konkurentsi all. Aga kuidas on lood sellega, et te keskendute nüüd tsitrusviljadele, nagu apelsinid? Miks just need puuviljad? Ja kas te soovite või valmistute laienema ka teistele puu- või köögiviljadele? Vastus on lihtsalt jah. Pikem vastus on see, et puuviljad, apelsinid on see, mida me nimetame madalal rippuvaks viljaks. See on suur, väga nähtav ja inimese jaoks on seda raske korjata. Roboti jaoks sobib see hästi. Nii et siin ongi meie panus, see on parim sisenemispunkt. Ja loomulikult laieneme varsti pärast seda tsitrusviljadest kaugemale igasugustele puuviljadele, mis vajavad väga hoolikat lõikamist ja on vähimagi kahjustuse suhtes tundlikud. Sest kui sa kahjustad vilja, see on praak, tead ju, kogu partii läheb maa vandmisele. Nii et luuviljade, avokaado ja mangoni jõuame samm-sammult. Aga kuidas on lood sellega, et sa just said Euroopa poolse usaldusavalduse? Kas sa saad sellest lähemalt rääkida? See on meie jaoks tegelikult suur saavutus, arvestades tõenäosust, tead ju, 1/50. Ja ma arvan, et see oli suur tunnustus ja väärtustamine meie tehnoloogiale, meie väärtus kogukonnale, meie väärtus kasvatajatele ja meie teostusvõimekus väga kogenud inimestena. Ma olen tõsine ettevõtja. Ma olen ma ehitasin tootmisseadmete äri pooljuhtide valdkonnas, tegelikult väga erineval turul. Aga siiski on see kogemus väärtuslik ka selle jaoks, et ehitada üles organisatsioon, mis hooldab tootmisseadmeid üle kogu maailma.